Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, käes on 12. aprill ja digitund on teiega nüüd järgmise aja, et rääkida teile põnevatest tehnoloogia maailma sündmustest. Mina olen Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa on teine saatejuht ja kahekesi me täna vaatame peale, mida põnevat on meile silma jäänud. Ja alustame saadet võib-olla sellega, et miks on mõistlik natukene liigutada ja värskes õhus olla ja valmistuda selleks, et valguskaabli kaudu internetti nautida. Teiseks, alles me siin saime rääkida, kuidas väga õudne on, et Facebookist on 500 miljoni kasutaja andmed lekkinud. Nüüd tuleb välja, et on lekkinud ka LinkedInist ja isegi mujalt, nii et teeme sellise iga nädala suure lekke ülevaate. Ja telefoni tootmisel lõpetanud ära üks omal ajal ikkagi legendaarne Korea firma LG ja võib-olla veel vaatame, kas tuleb hellimus pisar nostalgiast või ei tule, lihtsalt ütleme, et on nii. Apple madistab kohtus Ameerikas ja sellega seoses oleme saanud huvitavat infot selle kohta, mida inimesed seal Apple'i kõrgetel kohtadel maailma asjadest arvavad ja miks mõned asjad on Apple'is just nii, nagu nad on. Ja siis veel, kellel on iPhone, aga hirmasti tahaks kasutada hoopis Samsungi telefone, siis nüüd tutvustame teile võimalust, kuidas seda on täitsa võimalik teha. Ja no vaatame, palju meil siin saates aega jääb. Meil on veel Ahv, kes oskab mõttejõul arvutimänge mängida tänu Elon Muskile ja meil on juhtmeta CarPlay kogemused ja ports muid uudiseid veel, aga hakkame pihta. Digitund. No nii Hans, kevad on käes, jah? Ma vaatan, sul on esimene päevituse jume juba näol ja paistad selline väsinud, natuke räsitud välja. Ai. Mõnus on, kui värskesse õhku saab, aga ma olen, salvestame ju seda saadet tegelikult pühapäeva õhtul ja minu pühapäev kulus selle peale, et natuke värskes õhus rassida ja väga õilsel põhjusel. Ma valmistun siis fiiberoptika saabumiseks. Nii, kas sa tähendab, et sa kaevasid mingisuguseid asju maasse, ilutulestiku raketi aluseid või ma ei tea, mingit päiksevarju sellist, et saaks korraliku peoga selle suure asja nagu vastu võtta siis või? No sa andsid mulle praegu palju häid mõtteid järgmised nädalavahetused veeta, aga tegelikult mina olen siis esindan võib-olla seda edusamme, mida meil maksumaksja raha jaotamisel tehakse, ehk siis riigi toetusel viiakse maapiirkondadesse fiiberoptikat ja minu maakodu külani on jõudnud järg, kus siis on juba elektripostide otsas see fiiberoptika olemas, aga teatavasti erinevalt näiteks linnakodudest, paikadest tihti siis maale küladesse viiakse fiiberoptika Eestis õhuliini kaudu, see on elektriposti otsas ja sealt siis öeldakse ka, et me toome teile siis ka majani selle üle õhu ja näiteks 20-30 meetrit võib see olla, siis on siuke suur, sõna otseses mõttes kaabel on sul läbi õhu, mis on väga tore ja mugav, aga maal juhtub asju, eriti kui seal läheduses on puid ja midagi, et alati on ilusam ja turvalisem, kui see asi on mööda maa alt jookseb. Et mina panin... Nad toovad selle kuskil sinu nagu, ma ei tea, siis aiani umbes või posti otsas või kui kaugele ta tuleb? Täitsa juba majani tuuakse ära, et see on tegelikult, ma ei tea, kes veel on võimalik reageerida, siis kui saab sellise pakkumise sellelt Enefit Connectilt, kes riigi rahaga seda teeb, võtke see vastu, sest see tuuakse täitsa majani välja. Kui tänaval elektriposti küljes on fiiber, siis see tuuakse tuppa kohe sisse. Aga mida võiks teha, mida mina olen siis pühapäeval teinud, on see, et mina ei taha, et see päris õhu mitukümmend meetrit tuleb, vaid ma siis lasen ta tuua hoopis kuuri, mis on seal elektriposti kõrval. Ja majas sinna... internet ei olegi, kui keegi tahab minna meili lugeda, läheb kuuri. Vaat seda ma mõtlen, see on karistusmeede võib-olla. Aga kuna majas ma ikkagi tahan interneti, siis ma sinna panin ikka väikse toru ja tuleb kaablil ka majja ikkagi maa alt. Vaata, sa kaevasid, siis ma saan aru nagu kuurist majani mingi kraavi, jah? Mitte kraavi, väikse toru panin maa sisse mätta alla lihtsalt, et
sest et kui juhtub midagi, et see õhuliin läheb katki, siis see parandatakse ära seal selle teenusepakkuja poolt, aga minu krundil ikkagi mina ise vastutan. Nii et. Aga see Enefit ütles sulle, et see on okei, et sa see niimoodi toruga jamad või see on sul selline ise tegevus? Mõnes mõttes on see, vaata, see on nagu, ütleme, mul on nagu hästi suur kodu oleks ja siis mul on kodu ühes servas on siis fiiberoptika ja ruuter ja kodu teises servas on siis wifi purk, kus ma siis Wi-Fit kasutan. Oota, kas sa kaevasid selle toru sisse, sa paned siis nagu võrgukaabli või selle sama fiibri? Tavalise võrgukaabli. Tegelikult saab ka fiibri panna, aga see on natukene keerukam, kallimad seadmed ja nii edasi, et tavaline võrgukaabel ka, kuna mul ei ole sadu meetrit seda distantsi, vaid paarkümmend siis võrgukaabel ja aga räägi mulle see lugu nagu ära, et kas sinu maakodu on selline eestlase moodi täiesti üksik metsatalu keset sood ja 30 kilomeetri ümbruses pole midagi või sa oled pigem nagu kuskil asulas nagu sees, et sul on suurem ports maju? Hajaastusega küla pigem ja ilmselt ka seetõttu sinna jõuavad sellised projektid, et võetakse ette, kus on nagu natukene tarbijaid koos, tuuakse sinna kõigile huvilistele ära. Ja minu küla, ma lihtsalt ütlen kui näidise mõttes, võib-olla on seal, ma ei tea, paarkümmend või natuke rohkem majapidamist ja mul õnnestus silm peale visata sellele kaardile, et kui paljud neist kasutavad seda võimalust ja seal oli võib-olla, ma ei tea, kolmandik või neljandik või veel vähem, et väga vähe maju tegelikult kasutab võimalust, et sulle tuuakse koju see fiiber. Nii et mina kasutan neid võimalust raadios öelda, et kellel on see võimalus, kasutage ära, et soodsalt saab. Ja ma just tahtsin omalt poolt lisada, et mina olen siin Lõuna-Hispaania päikserannikul, eks, ja kes on saadet kuulanud, et see on aru saanud, et 6 aega ma olen teinud saateid üle kohaliku 4G, no vahepeal otsisin isegi 5G-d ja mida ei ole, seda ei ole, aga oludes, kus nagu 3 pereliikmel on ikkagi väga palju korraga mingisugust kaugtöö, koosoleku, koolis osalemise, kogu seda värki, siis isegi 4G ta töötas, aga see ei olnud kuskilt otsast meeldiv. See oli tegelikult ikkagi kogu aeg selline ebakindel asi ja ma kunagi ei teadnud, et kas me kõik saame sellel koosolekul osaletud, ma pidin kogu aeg jamama mingite gigabaitide juurde laadimisega, ta sõltus hästi kellaajast, sest mingil kellaajal kõik inimesed tahtsid midagi teha, siis läks kiirus aeglasemaks, eriti terav oli see mure üleslaadimise puhul, et ma kord nädalas laen 5 gigaste algoritmi saate videot YouTube'i ja see oli ikkagi selline sündmus, et ma pidin võtma aja ja valvama, sest et kui ma jätsin arvuti laadima ja läksin 3 tunniks kodust ära, sest see võttis 3 tundi aega, siis ma tulin tagasi ja alati oli midagi juhtunud, ma pidin otsast peale alustama. Et nüüd me siis tegelikult just nüüd reede hommikul jõudsime nii kaugele, et tulid 2 Ukraina meest ja panid fiibra. Ehk siis ka mul siin korteris on fiiber ja sa ei kujuta ette, millise kergendus ja vabanemistundega võtab 6 aega 4G otsas elanud inimene vastu selle, et tal on nüüd 300 ühendus, mis töötab kogu aeg, on ju. Ei ole mingit küsimust, kas ma saan osaleda kuskil koosolekul, liigutada faile üles-alla, kas ikka jätkub, on ju, kas täna on hea päev või halb päev. Nii palju sellist nagu igapäeva stressi langes ära. Ja sellega seoses ma, vaata Eestis sa kuidagi oled võib-olla harjunud sellega, et sul on see normaalne püsiühendus või mul kodus on vähemasti normaalne, eks. Paljudel ei ole ka, aga see ei olnud nagu kunagi teemaks, aga nüüd selle kogemusega ma sain aru, et kui ma ostaks Eestis kinnisvara, ma ei tea, ostaks endale uue kodu või võib-olla isegi, et kui ma otsiks maakodu või sellist, ütleme maakodu, mis võimaldaks seal ka pikemalt olla või kas või terve suve või näiteks detsembris 3 nädalat, siis ütleme päris kodu ilma väga korraliku püsiühenduseta, mis tõenäoliselt tähendab fiibrit, mina ei ole nõus ostma. Et ma ei kujuta ette, kuidas mul oleks võimalik kogu seda värki nagu teha, oma sellist töö ja terve pere nagu tööelu korraldada, ilma et mul oleks väga kiire garanteeritud sellise kvaliteediga netiühendus. Ja täna seda, mina julge öelda, et ADSL seda nagu kuidagi pakub. Just, ma arvan, et sinu jutt võtab tegelikult väga hästi kokku selle, mida igaühel on vaja teada selle fiibri kohta, et ta võtab ära, sa ei sõltu enam teistest inimestest nagu 4G puhul, et kas sul on praegu seda nii-öelda
kus siis bandwidth on eesti keeles, sihukest mahtu. Ribalaius just on ju. Ja teisest küljest see on ikkagi tuleviku garantii sellele kinnisvarale. Ükskõik, kas sa oled ostja või müüja rollis, aga kui seal on fiiber sees, siis ta on ikkagi väärt. Ja no ma täna ütlen, et kui kellelgi on nagu mis iganes võimalus, nagu vähegi mõistlik võimalus see fiibriühendus oma majja tekitada, olgu see kas päris kodu või suvekodu, siis ma ei oska nimetada mitte ühtegi põhjust, miks seda mitte teha. Palju see sinu oma maksma läks? 100-200 eurot? 199 eurot. Jah, et see on jumalik kingitus selle raha eest saada selline asi, et noh, igaüks, see on umbes, ma arvan, et sama oluline kui see vaktsiinisüsti nagu saamine, et olgu sul kevadel siis nagu 2 eesmärki, mida riigilt saada, et õlga süst ja siis kaabel koju, et jah, ma mõtlen eriti kodu ostmisega nagu mina ei ole nõus, mina ei käi oma 100 000 välja selle eest, kui mul ei ole normaalset ühendust. Sinu vaktsiini nalja puhul tegelikult ma isegi ütleks, et see on isegi võib-olla tähtsam on see fiiber, sest et kui meil kõigil ei jagu, nagu praegu on olukord, kõik tahaks, aga ei saa, siis kui sul fiiber on kodus, siis sa võid rahulikult selle üle elada, et sa ei ole veel saanud. Ja omaette veel huvitav on mõelda selle peale, et see kuuajane 4G kogemus on siin ikkagi näidanud ka selle tehnoloogia piirid kätte. Et noh, me oleme sinuga ka tükk aega tehnoloogia maailmas ju toimetanud ja oleme näinud 2G umbeminekut ja 3G umbeminekut ja noh, nüüd näeme 4G umbeminekut ja kui keegi nagu tõsimeeli istub ja ootab ja mõtleb, et ma seda fiibrit ei võta, et tuleb 5G ja see lahendab igaveseks kõik mu probleemid, siis ma võin ükskõik mille peale kihla vedada teiega, see 5G läheb ka umbe, siin ei ole mitte mingisugust kahtlust, eriti linnadest kaugemal, kuhu seda pannakse ju madalamate sageduste peale, et ta ei ole ikkagi kindlasti mingisugune imeasi ja täna ma arvan me paremat sellist nagu tavatarbija tehnoloogiat, kui see fiiber ei tunne. Nii et veel kord, kui keegi tuleb, kui kuskil fiibri lõhna juba tunnete, et oleks võimalik saada, siis võtke labidis kätte, kaevake see kraav ja tehke ära. Aga meil on vist aeg teha paus ja siis oleme varsti tagasi. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja räägime nüüd ühest huvitavast ja projektist, mis on kõigil kättesaadav. Henrik, sa tead selle kohta äkki täpsemalt, mis see on ja kus see tuli? Kas sa räägid Juturiiuli projektist? Just. Mulle? Ja. Minu poole pöördus Ardo Reinsalu, kes muidu tegeleb jalgrattaste või elektriliikurite maailmas, aga küsis, et kas me võiksime ära mainida, et nad juba mõnda aega tagasi panid tuttavatega püsti sellise heategevusliku projekti nagu Juturiiul, mis on siis facebook.com /Juturiiul, kus Eesti näitlejad loevad lastele jutte ja kõik nii näitlejad kui autorid kui kirjastused osalevad siis tasuta selles projektis ja ta tahtis seda sõna laiemalt levitada. Nii et võite minna facebook.com /Juturiiul ja seal on terve ports väga vahvaid videoid, kus toredad Eesti näitajad loevad lastele toredaid jutte. Meie osa sellega on tehtud. Pärast kui saade lõpeb, siis lapsed ootavad unejuttu. Saab äkki sealt neile näidata. Nii on. Kui me eelmine nädal rääkisime sellest, et poole miljardi Facebooki kasutaja kontod on lekkinud, siis see tundub olevat uus norm, sellepärast, et nüüd ringleb ringi info sellest, et on poole miljardi LinkedIni kasutaja profiilid kokku pandud ja avalikult siis võimalik alla tõmmata ja neid uurida. Ja selle kõige nagu, selle loode hägusemaks see, et on raske nüüd öelda, õigemini LinkedIn, kelle oma emafirma Microsoft on väga selgelt ütleb, et see ei ole mingi turvaauk või viga, vaid tegu on jällegi siis nii-öelda kokku kraabitud ja salvestatud andmete portsuga, mida on siis keegi nii-öelda pahatahtlikult paneb kokku ja levitab. 500 miljonit on see number, mis on siis erinevaid sellise konto andmed seal koos ja kui neid sirvida, seal peaks olema siis näiteks nimed,
siis on vist ka tööalased andmed, mida inimesed näitavad, ühesõnaga kõiksugu andmed, mida on võimalik näha inimese avalikus profiilis, tihti on seal ka e-posti aadress, võib olla juures telefoninumber ja muud. Ja ühest küljest on nüüd see, et kes tahab, ütleme, suurt hulka inimesi jällegi, näiteks saate õngitsuskirju või rämpskirju, nende jaoks on see 1,5 miljardi kasutajakontoga kogum, aga LinkedIn ütleb, et ei, meile pole sisse murtud ja me ei vastutada selle eest, et keegi oleks midagi meil osatud andmetega halvasti teinud. Et põhimõtteliselt nagu see asi on siis selles, et arvutid nii-öelda lugesid internetti, lugesid 500 miljoni inimese konto läbi, nii palju kui seal infot kuidagi avalikult oli või siis ja salvestid selle maha. Nojah, nii nad väidavad koopia. Just. Ja, aga sa oled seal kirja pannud, et ka Clubhouse'ist, mis on ju vaevalt maailmas üldse nina vee peale saanud või kanda kinnitanud sotsiaalvõrgustik, et sealt on ka juba midagi jõudnud ära lekkida või? No ja ütleme nii, et see on veel nii värske info, et see on lausa veel, üks ütleb A, teine ütleb B, et siis üks väljaanne sai kätte sellise andmebaasi tõesti, mis on justkui Clubhouse'ist rohkem kui 1 miljoni kasutaja kontodega andmebaas, mis on nii nimed kui kasutaja nimed, igasugused muud seonduvad andmed. Samal ajal kui selle firma enda juht ütleb viimases väites, et ei, et see ei ole nendelt lekkinud, ei ole õige. Nii et ühesõnaga see piir selle vahel, et kus kohast on internetis ringlev sinu andmetega selline kogum, on see varastatud, on sinna sisse murtud, on see kuskilt lihtsalt kokku kraabitud ja arvuti masin on selle kokku kopeerinud ja see ringleb. Seda on justkui nagu üha raskem väita, et see on ühe pahatahtliku sissehäkkimise tulemus, vaid kuna andmete hulk on niisama massiline ja sul on võimalik neid andmeid kokku koguda ja agregeerida, siis on võimalik ka nendel teenusepakkujatel saitidel öelda, et meie ei ole midagi pahasti teinud, et meil ei ole sisse murtud, kuigi see inimene näeb, et tema andmed on kuskil tumeveebis ringlevad. Jah, no ma arvan, ma ei oska siin rohkem targemat midagi öelda kui see, mis ma juba Facebooki puhul ütlesin, et ilmselt peab arvestama, et see on väga vähe infot, mis saab tänapäeval olla salajane, eriti see info, mille sa oled ise kuhugi sotsiaalvõrgustikku üles pannud, et kas see on su number või meiliaadress või ma ei tea, perekonnaseis või foto, profiilifoto, et kahjuks on see selline interneti kasutamise hind mõnes mõttes. Just ja enam ei saagi öelda, et see on nagu see, mis sa oled Facebooki riputanud, vaid tundub, et see on iga populaarseks saava sotsiaalmeedia platvormi või veebilehega kaasnev nähtus. Sa vaatad, mingi uus moevoog on, lähed sinna, liitud ja varsti on nende andmed igal pool laiali, nii et mis internetti panna, see on ilmselt varsti avalik. Ehk see võiks olla selline hoiatus. Ja endiselt siis ma just olen olnud siin töiselt pidanud mõtlema Eesti e-riigi ja kogu nagu Eesti interneti ajaloole, siis suurematest leketest Imre Perli andmebaas tuli meelde, see oli 90ndate, ma ei mäleta, keskel või. Ja vaata, et ei olegi nagu eriti midagi olnud, et ei kraksu häda, aga mina julgen küll öelda, et tõenäoliselt näeme me ka selle päeva ära, kui kas nüüd just e-riigist, see on täitsa omaette küsimus, aga mingi Eesti teemaline leke nagu tuleb. Väga huvitav, et sa ütlesid selle esimese, võib-olla see on viimane, mis tegelikult oligi alles kõige suurem, oli ju eelmine aasta, kui üks suurem ründekampaania 3 ministeeriumi vastu käis ja lõpuks sotsiaalministeeriumist läksid need midagi läks sealt, eks. Ühed andmed jalutama, mis puudusid siis koroonanakkusinfot ja need võib-olla ongi mõned suuremad. Olgu, aga meie teeme siit pausi ja siis oleme varsti tagasi. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja me räägime nüüd sellest, et paneme ühe sellise väikse verstaposti maha, et lõpetanud on telefoni tootmise üks oma aja olulisemaid mobiilitegijaid, kelleks on Korea firma LG. Korea kontsern ütles, et nad väljuvad sellest ärist rohkem ei tee mobiile, nutitelefone
ja ega selles mobiiliturul sellest midagi ei juhtu, keegi need taga nutma ei jää, nende turuosa napsatakse kohe ära, nii palju kui seda alles üldse oligi, seal on armutu võitlus käib, aga võib-olla oleks lihtsalt, ma mõtlesin, sooja sõnaga ma meenutaks võib-olla neid siiski kui selliseid julgeid innovaatoreid paaris asjas. Nad ei saanud LG kunagi väga popiks, aga olid julged. Jaa, no siin ütleme, suurem asi, mis mulle meelde tuleb, on mitte vist päris kõige esimene, aga kindlasti üks esimesi telefonitootjaid, kes pani oma telefonisse mitu kaamerat. Et seal vist HTC jõudis natuke enne ja LG tuli kohe järgi, aasta vist oli 2016 või. Ja tänapäeval väga raske ette kujutada, et tipptelefonil oleks ainult üks kaamera tagakaanel. Aga mis neil seal veel oli? Neil olid kumerad telefonid. Just, ma just tahtsin öelda, et minul üks kõige esimene, see oli võib-olla 5 aastat tagasi või rohkem. Üks LG Flex oli selline, mis oli nagu banaan, nagu et kunagi Nokia banaanid, aga vahele selles, et kui see panna lauale, nii-öelda, et siis on kumerus ülespoole, siis sa võisid vajutada ta sirgeks ja ta läks uuesti kumeraks. Ja midagi ei juhtunud. Ja siis neil olid need mingid ise parandavad telefonid, vaata, kus tagakaanele sai tõmmata küüne või ma ei tea, mingi asjaga sellise kriipsu selle plastiku sisse ja siis nagu Terminaatori filmis enam-vähem, eks ole, et ta blumps läks ise uuesti sai terveks. Mis nad on ükskord katsetusi teinud, neil olid mingid modulaarsed telefonid, kuhu sai mingid jubinaid külge panna ja siis neil olid need mingi 4 takiga, 4 helikonverteriga ja mingid sellised ultra pro sellised audiovisuaaltelefonid, mingid hästi suured. Ja siis oli veel üks selline, mis need Eestisse jõudsid. Nagu 2 telefonikraani, millest üks keerub 90 kraadi, et sul on käes nagu tõhtähe kujuline telefon, kus on 2 kraani, jällegi ei ole kunagi elus näinud, et keegi seda päriselt kasutaks, nii et ja tegelikult see, ma arvan, et see HTC mainimine siin võib-olla ei ole nagu juhuslik, sellepärast, et ütleme kogu seda kindlasti Androidi nutitelefonide trendi ju HTC väga tugevalt alguses vedas. Minu meelest esimesed Androidi telefonid tulidki ju HTC-lt ja HTC oli väga pikalt selline innovatsiooniliider ja eks teine paljuski on ju LG olnud oma selliste katsetustega. Et nende probleem ilmselt oli see, et ta katsetasid iga palju või et see nii-öelda tippmudel oli alati ka katsetusmudel. Et Samsungit, kui me vaatame, et siis neil on ikkagi see S-seeria või Note-seeria on selline turvaline ja siis mingite foldide ja sellistega nad nagu katsetavad, aga ega see Androidi telefoni turu seis paistab tegelikult ju nukker, et Samsung, ma oskan nimetada, keda veel oskaks, kes seal üldse on praegu, mis siis on, mis edasi tuleb siis, OnePlus või? Huawei on sama hästi kui kadunud, siis on hulk igasuguseid hiinlasi. Ongi need OnePlus, Oppo, Xiaomi, kes on siuksed väiksed, aga Sony vist eksisteerib veel või? Ma just nägin mingit pealkirja ja et Sony on jälle andnud välja teaseri oma järgmise põlvkonna telefonidest, aga ütleme seda juttu, et ka Sony paneb poe kinni telefonide osas, seda on ju aastaid räägitud ja vaatamata kõigele, mida nad on üritanud, ega Sony väga olulisel Põhja-Ameerika turul ei ole mitte mingisugust kohta oma telefonidele ju leidnud, mitte mingisugust edu seal nagu ei ole. Ja Samsung müttab põhimõtteliselt ju ainsana, aga ma arvan, et see selline nagu sisulise konkurentsi puudumine hakkab seal väga kiiresti kujundama nende firmade hoiakuid, sellepärast et LG oli mingis mõttes nad pakkusid nagu rohkem sellist ideelist konkurentsi, aga kuni ikkagi viimase ajani, kes ju ikkagi lõpuks väga tõsiselt Samsungile konkurentsi pakkus, oli Huawei. Just. Ja ma arvan, et ikkagi ka mitte ainult enam Samsungile, vaid paljuski ka ta oli astumas iPhone'i nagu kandadele, et mulle tundus, et sealt oleks võinud tulla midagi, mis äkki seda tasakaalu oleks kuidagi kõigutanud, aga sellega on ka kõik. Jah, ütleme, et hüpata ühe järgmise uudise juurde, mis sellega väga seostub, on see, et võib-olla Samsung on pööranud oma tähelepanu nüüd iPhone'i poole. Ma tean küll, millest sa tahad rääkida. Et see väga naljakas asi, veidrus ma ütleks on see. Ühesõnaga on siis võimalik iPhone'i omanikel avada oma telefonis üks veebileht,
milleks on Uus-Meremaa domeen, kui ma aru saan. See on igatahes www.itest, nagu 5 tähte, itest.nz, nagu New Zealand. Nagu New Zealand, jah. Ja seal on väike juhis, kuidas siis veebilehest teha nagu ikoon kodu ekraanile ja pärast seda ikooni avades saab sellest, mul on praegu see ees silme ees ja ma olen ka hämmingus, iPhone'ist saab Samsungi Android telefon. Ja see on väga lõbus jah, sest ta lähebki täitsa, avaneb sul nagu üle ekraani suuruses veebileht, eks, mis full screen'is, mis on siis põhimõtteliselt tehtud Samsungiks, et ta simuleerib Samsungi telefoni, seal on selline Androidi kodumenüü, Samsungi ikoonid, isegi kaamera äpp, seadistuste äpp, brauser, SMS-id tulevad, ma kuulsin, sul käis ka väike plönn, sealt nüüd tuleb hästi palju neid SMS-e ja see mõte on siis ühesõnaga see, et anda iPhone'i kasutajatele lihtne võimalus näha oma silmaga, et seal Androidis ei ole midagi, kõik ei ole pea peale pööratud, et see tegelikult on kõik väga sarnane ja kui sa oled mõelnud kunagi selle peale, et minna iPhone'ilt võib-olla näiteks Samsungile üle, aga see tundub mingi õudse ümberõppimisega, et võt siis nüüd sul on võimalik oma iPhone'i peal järele proovida, et see ei ole mingi suur ümberõppimine. Sisuliselt ma kinnitan Samsungi sõnu, et kasuta ühte või kasuta teist, ega tegelikult mingit vahet ei ole, et ma ei oska mitte midagi teha, et mul jääb kogu elu seisma, ei jää. Just. Aga mulle meeldis see, et ma ei tea, kui palju sa oled jõudnud seda vaadata, vähemalt minu telefonis see Samsungi simulatsioon oli väga täpne, sellepärast, et erinevalt iPhone'ist seal nagu ringi kerides ikkagi neid väikseid nõksakaid ja seisakuid, mis on Androidi telefonidele nii iseloomulikud, et neid ikka tuli ette, et selles mõttes oli väga täpselt simuleeritud, et aeg-ajalt pilt tegi ja siis läks edasi. Natuke teeb jah, aga mõnes mõttes, mis ta nagu tõestab, et on täitsa võimalik, see on brauseri veebileht siis lihtsalt tegelikult, mis simuleerib telefoni, eks, et väga lihtne on juba veebis teha järgi telefoni kasutajaliidest koos oma väikeste puudustega. Aga kas sa panid tähele see nädal, et kui USA-s madistavad Apple ja see mängufirma Epic nüüd kohtus, siis kas Epic nagu üritab siis näidata maailmale, et Apple on kuri monopolist ja ei luba, piirab nagu kõiki sellist konkurentsi võimalusi ja õigusi, siis jube kihvt oli see, et nad on siis esitanud tõenditena ka Apple'i mingid sisemised e-mailid, kus Apple'i juhid, kõrged juhid, seal olid Eddie Q ja Phil Schiller ja kes see õpedaste Craig Federighi, eks, vahvati justega sell ja omavahel siis arutavad ja et kas teha Androidile siis iMessage'i äpp, eks iMessage'is on siis need sõnumid, mis nagu SMS-idega levivad ainult iPhone'i kasutajate vahel, kuulsad sellised sinised jutumullid ja erinevat SMS-idest on nad siis tasuta ja piiramatu või suurusega, eks ole, ja nii edasi. Hästi kihvt asi, siis juba 2013 nad omavahel seal nagu meilivahetuses põrgatsid, et oleks võinud teha küll, aga kuna need iMessage'id on ikkagi väga oluline põhjus, miks inimesed ei lähe iPhone'i pealt ära, kui nad on juba kord sinna läinud, et nad on selles sinise mulli klubis, et siis nad otsustasid ka neid äppe mitte teha. Ja me oleme seda kogu aeg teadnud, see ei ole ju mingi ime. Aga nüüd on see mustvalgel kirjas, et Craig Federighi ütleb, et iMessage Androidi telefonis oleks lihtsalt, võtaks ära selle takistuse, miks praegu pered ei saa lastele Androidi telefoni anda, vaid pered peavad ostma kalli iPhone'i. Aga muidu nad ostaks odava Androidi ja laps kasutab seda ja kui see oleks iMessage peale, aga me ei pane sinna, eks. Aga samas, vaata, see näeb nagu võib-olla halb välja, kui sa niimoodi selle paned uudistesse ja ära trükid. Epic seda soovibki, Epic soovib seda. Aga samas see on ju, ongi õige, jumala mõistlik jutt ju ja ega keegi ei saa, ei ole saanud ka Apple'it kohustada tegema Androidile mingit äppi, mida nad ei taha teha või avama, eks ole, oma nagu sõnumivahetust. See oleks sama kui öelda, et ma tahan, ma ei tea, mingi Skype'iga või WhatsAppi messengereid saata või nagu sõnumit saata, et miks ma ei saa. Just. Et ei saa lihtsalt, sorry, ei saa. Aga las madistavad edasi, igatahes. Mulle tundub, et mingit lootust selleks vist ei ole ka järelikult. Et Androidis saaks hakata siniseid sõnumeid saatma. Aga teeme pausi ja siis oleme tagasi. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
digitund jätkub ja räägime nüüd korraks sellest, kuidas võiks arvutimänge edaspidi mängida me kõik. Üks olend seda juba teeb. Kui me oleme ahvid. No, alguses ahvid, pärast inimesed. Räägime siis firmast Neuralink, mille kõige kuulsam komponent on see, et selle üks asutaja on Elon Musk. Aga Neuralinki idee on luua juhtmevaba side inimese peas olevate neuronite ja ajulainete ja muu tehnoloogia vahel. Ja nende eelmisel nädalal siis üks selline välja käidud video näitab nende järgmist edusammu. Ja see Neuralinki video on, mulle väga meeldis see video näitas ühte ahvipoissi, kes, ma olen nüüd bioloogilise liikide osas nagu nõrk, aga ta makaak oli see, nimega Pager oli see makaak ja tema mängis sellist mängu, et tal ühes käes oli joystick, juhtis nagu üles-alla vasakule paremale ühte kursorit ekraani peal ja kui ta tabas sellega elendavat ruutu, siis ta sai kõrrest juua magusat mahla. Et siis ta oli ära harjunud, et ta joystickuga juhib kursorit ja kui ta läheb hästi, siis ta joob mahla. Aga tema aju olid siis paigaldatud elektroodid, mis lugesid tema ajulaineid. Ja Neuralinki tehnoloogia siis kalibreeriti niimoodi, et kui ta soovis oma käega joystickat kuhugi suunas liigutada, siis see Neuralinki tehnoloogia jälgis ajulained, et mis siis ajus toimub. Ja selle abil oli siis võimalik joystickult võtta juhe tagant ära, et selle lahti ühendada. Ja järgmisena loeti puhtalt tema ajulaineid ja selle järgi juhiti ekraanil olevat kursorit ja siis makaak sai mahla ehk siis loodi juhtmevaba side selle vahel, mida ahv mõtles, et kuhu võiks kursor liikuda üles-alla vasakule paremale ja kursor liikuski. Ja sellest veel üks samm edasi oli siis kuulus mäng Pong, mis ma ei tea, 50-60 aastat vana, kus on nagu selline 2 tennisiraketit mõlemal pool liiguvad. Ja see makaak oli õppinud selle mängimise ära ilma käteta, et ta mõtles ainult peas, kus võiks olla tema see kursor olla ja sinna ta sõitiski. Ja, no Hans, kas kumma sa enne võtaks, kas AstraZeneca vaktsiinisüsti või Elon Muski kiibi aiu? Ai, raske valik, kas mõlemat ei saa? Tahaksid mõlema? Ma ei tea, mina ei oleks võib-olla praegu selle sööstmas sinna kiibi poole. Tead, ma nüüd ütlen tõsiselt, ma arvan seda, et seda arendatakse tehnoloogiat natuke veel edasi ja siis hakkab seda tehnoloogiat saavad nautida ja tõesti inimesed, kellel on praegu puue või mingi muu takistus, ei saa käsi kasutada või mingil muul põhjusel, leiavad see meile väga kasulik ja siis läheb veel aega kuni lõpuks, võib-olla on see 10-15 aastat, võib-olla rohkem, see hirm taandub, et ma olengi nõus panema enda elektroide aiu, kuigi ma saan käsi kasutada ja juhtida tehnoloogiat. Ma arvan, et see tuleb, aga see on päris kaugel. Ja no ütleme täna, mida nad teevad, eks, et nad nii-öelda salvestavad maha teatud nagu kindlat hulka liigutusi. No, siin oli see näide, et ahv liigutas kätt vasakule paremale üles-alla on ju, ja nad lihtsalt vaatasid, et kui ahv liigutab kätt üles, et mis see nii-öelda need signaalid ajus on ja noh siis, eks, et noh, see kui see ahv oleks 2 kätt üles tõstnud järsku, et siis see süsteem enam tõenäoliselt ei oleks aru saanud, et võib-olla, et mis toimub, et noh, ta on praegu väga piiratud, aga kindlasti väga põnev, et vaatame, kuhu see edasi areneb, aga noh, jah, ma arvan, et sinnani, kus ta muutub selliseks, et me küsime, et kas sa tahad endale lisamälu või nii-öelda, et kas sa tahad paremini mäletada kõike või kas sa tahad olla mingisuguses ühenduses, kas sa tahad olla teistest parem. Ja. Et sa võib-olla oled olukorras, kus sa pead olema, nagu sa pead selle endale panema, kui sa tahad näiteks saada tööd mingisuguses X ettevõttes, sest kõigil on ju, et noh, muidu sa lihtsalt ei suudaks võrdsetel alustel koosolekul osaleda, sest kui keegi paneb nagu 20 aasta eelarve ette sulle, et noh, et siis teised arvutavad, eks ole, oma nende chipidega prõmps selle kokku ära, ütlevad, et ei tea, ja noh, sina nagu vaatad neid numbreid ja ei saa midagi aru, et ma arvan, et me oleme teel sellise tuleviku poole, kus sa pead need panema. See võib olla pikk teekond, ma usun, aga see on teekond. Ja meil on tegelikult ainult mõni minut saate lõpuni, ma arvan, et me võiksime selle Wireless CarPlay jätta järgmisse nädalasse, äkki Glen tuleb ka saatesse suur autosõber, aga räägime siis elektroonika defitsiidist veel või ma saan aru, et ruuteri ostmine võtab 6 nädalat aega, 1,5 kuud aega tänapäeval. See on raporteeritakse siis, et üle maailma on ikkagi see erinevate kiipide defitsiit on nii suur, et mõnedes riikides
internetiteenuse pakkujad ei saa kliente enam juurde võtta, kuigi nad tahaksid, sest et koju pole ruuterit saada, sest ruuteri ooteaeg on läinud väga pikaks ja isegi palutakse siis Hiinast ja Taiwanist, et aasta aega ette tellida. Eestit ilmselt veel ei mõjuta, sest kuna meil ei ole nii suurt sellist volatiilsust, et iga päev Teli ja Elisa ja kolmandate operaatorite vahel ei liigu, et sul on vaja uusi ruutereid, aga suurematel turgudel küll. Ehk siis see hakkas sellest peale, et tuli koroonaviirus, siis tekkis šokk, kus tootmine seisis, siis tuli tohutult tellimusi peale ja see on siiamaani mõjutav veel. Et ruuter on see hea näide selle kohta, et ennem tehakse valmis need kiibid telefonidele, arvutitele ja kõigile muule ja siis odava seadmine nagu ei jõutagi. Või see on järjekorras viimane, see on madala kasumlikkusega seade, aga tegelikult ka väga nagu vajalik, kui sa tahad ikkagi ühendada. Ja seal on veel oma, et selline nagu probleem on see, et kiipide tootmine, ütleme nende tehaste püstipanek on nii keeruline ja pikaaegne protsess, et kui kogu maailm on arvestanud, et järgmistel aastatel ostetakse neid X tükki aastas ja kui mingil põhjusel selgub, et see X on kas või 25-30% suurem, siis ei ole võimalik üleöö mitte midagi teha selleks, et neid kiipe siis reaalselt rohkem toota. Et me loeme, et need suured, et isegi Intel ja siis see Taiwani, see TSMC näiteks, kes teeb Apple'ile protsessoreid, nad on nüüd otsustanud kulutada miljardeid dollareid selleks, et ehitada uued tehased, aga seda ei saa teha, see ei ole mingi telgi püstitamine, et see omakorda võtab aastaid aega. Ja et halvemal juhul me võime elada sellises situatsioonis tegelikult päris mitu aastat, et me ei tea, kaua see pull siin nagu kestab ja ütleme täna on sellel nagu koroonaviirusega juba suhteliselt vähe pistmist. Seal on ikkagi pistmist sellega, et inimest, et ongi nõudlus on hüppeliselt kasvanud hästi mitmetel erinevatel põhjustel. Videokaartide puhul me räägime siin krüptost, eks ole, ja muude toodete puhul inimesed ja ettevõtted on korraldamas oma eluringi niimoodi, et kontoris ollakse vähem ja tööl ja kuskil kaugel rohkem on ju, et see kõik tekitab sellist kiiret vajadust nende seadmete järgi. Ja ma ei tea, kas sa arvad, et see saate alguse juurde tagasi tulles, et sinu mis ta oli, Enefit Connect tuleb hea, et neil on ruuter võtta, on ju. Nemad vist tood isegi mulle ainult valguskaabli, aga ma pean sinna otsa siis saama ühelt internetiteenuse pakkujalt, keda võib olla, ma ei tea, Eestis need suured, keegi väike, peab mulle ruuteri tooma, nii et ma tegelikult pean ikkagi põhjalt hoidma, et tegelikult Eestis veel oleks varusid operaatoritena. Ja mulle siin kohalik firma pani Huawei ruuteri, kuhu siis nad ajasid keldrist mööda mingeid sahte üles ja ütlesid tänavalt mingist kaevust optika. Ma ütlesin 1,5 tundi aega ja nüüd mul on niimoodi, et seal, kus enne seina seest tuli siis ADSL-i juhel, nüüd tuleb sealt optiline ja mis on eriti lahe on see, et mul siis mööda põrandat kapi otsa lookleb selline umbes meetrine kollane õhuke optiline kaabel. Ja teatavasti optiline kaabel on väga õrn asi. Just. Ja seda need mehed ka ütlesid, et kui nüüd see kaabel katki läheb, et põhimõtteliselt ärge puutuge. Jumala eest hoidke sellest kaugemale, sest kui see katki läheb, siis nad tulevad 70 € eest panevad uue. Ju ma saan poest ka selle osta, õnneks tal vist olid need tavalised konnektorid otsas, aga igas poes seda ei müüda ja ühesõnaga igavene häda, aga ta on olemas ja see on peamine. Ja mul on hea meel lõpetada see saade sellise optimistliku noodiga. Ja tulles kenasti alguse juurde tagasi. Fiiber ja kiibid, kellel on, hoidke kinni, kes kuuleb, et saab, siis haarake juurde. Fiiber seina ja kiibid aiu ja niimoodi me siin koos kõik tulevikku sammume, aga digitund on tagasi nädala aja pärast. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.